kuulutus on üleval olnud nüüd. Ma tegelikult panin ju kuulutuse üles siis, kui ma ostsin juba selle korteri. Pidin ostma aprilli keskel, aga siis tehing lükkus edasi omanikust tulenevalt kuu aega. Niisugune huvitav olukord, et ma päev pärast seda, kui ma laenulepingu olin allkirjastanud, tuli notaribürost info, et müüja abikaasa peab ka osalema. Müüja abikaasa oli iirlane, elab Iirimaal, siis oli volikirja vaja, aitasin selle volikirja teha. Selle 3 nädala läks, nii et ma põhimõtteliselt oli niisugune edukas start mul sellele korterile, sest ma esimesele intressimakse pangale maksin ära enne, kui mul notar oli olnud, nii et hea algus kohe. Siis ma panin 3D piltidega kuulutuse ülesse. Sain aru, et tegelikult inimestel puudub kujutlusvõime. Et kuna mul oli kuulutuse tekst niimoodi üles ehitatud, et sul on võimalus tulla, rääkida materjalides kaasa, värvitoonides, kogu sisustuses, et sa saad teha sellise kodu endal, nagu sa tahad. Mul käis selle ehitusperioodi jooksul vist 3 klienti äkki 2 kuu jooksul, aga sa saad aru, inimene tuleb kohale, et tuli põleb, aga kodus ei ole kedagi, et nad ei saa aru, et milline see lõpptulemus tuleb. Tegelikult olen seda korterit müünud alles 2 nädalat äkki või 2,5 nädalat ja mul on selle aja jooksul käinud 3 klienti, nii et tegelikult päris okei. Aga endale tundub, et see korter on nii ammu müügis olnud juba, et võiks juba müüdud olla. Nii et tegelikult ei ole katki midagi. Ja nii kui tegime fotograafiga päris pildid ära, siis kohe hakkas päringuid tulema ja see lõpptulemus on siis kohe saate näha. No võt, ilusad kardinad paistavad, et lähme vaatame siis. Võtta mu selg on märg või? Mul endale tundub lihtsalt, et lifti ei ole. Nii et tuleb kõndida. Siin on kõige kaasaegsem see sisustuselement. See on elektrikutool. See köök on enam-vähem, ma andsin nagu idee pildi ette köögifirmale, millist ma tahan ja ütleme nii, et 99% tegid nad selle ära. Nii et selles mõttes on tulemusega ülirahul. Mõnus L-kujuline köök, korralikult töötasapind ja kõike see värv, super ilus. Siis elutoa sisustuse puhul on niisugune oluline nüanss, et kõik muu mööbel on uus, diivan ei ole. Et see diivan võib-olla, kui piltide pealt ka vaadata või kui sa nüüd seda videot vaatad, või tundud, et äkki on selle ruumi jaoks natuke liiga suur, ma olen nõus. Sellepärast, et see oli mu kodudiivan enne ja see tegelikult läks müüki, sellepärast, et mul tuli koju uus diivan. Ja siis ma vaatasin, et see sobib värvi poolest nii hästi siia korterisse ja siis ma tõin ta siia. Aga ma vaatan, et ta natukene on liiga suur, võib-olla, et oleks võinud lihtsalt sirge ja natuke lühem olla. Aga eks siis osti saab ise vaadata, kuidas talle sobib ja kui ei meeldi, siis viin ära. Eritellimusel kardinad, mõnusalt siin elutoas on siis tüll ja siis pimendavad kardinad. Hubane, mõnus, kardinad annavad kodule hästi palju juurde. Et see on väga oluline detail, mis ma tihtipeale klientide korterites näen, et pannakse mingid random kardinad, et tegelikult kardinatega saab luua seda olustikku väga palju. Tule vaatame seda väiksemat tuba siin. Alguses, kui siin see valmis sai, ma vaatasin, et pagan, et jääb nii väike, aga tegelikult siin on selline mõnus väike garderoobi kapp. Siin on veel värvipotsik on ka peitu pandud, et selline mõnus ja siia tegelikult läheb täisulatuses 90x200 voodi. Sinna mahub kirjutuslaud ja tool ka, või siis see võib vabalt olla kellele kodukontori nurk või lapsetuba lihtsalt, nii et siin on see üks lisatuba annab väga palju funktsionaalsust siia juurde. Ja kliendid, kes on käinud seda korterit vaatamas juba, ütlevadki seda, et neile meeldib see, et ta on 2-toalise ruutmeetrid, aga see 3. tuba annab funktsionaalsust juurde, aga samas ta on 2-toalise hinnaga, nii et siin on käinud kliendid vaatamas seda korterit, kes muidu vaatavad uusarenduse 2-toalisi. Ja tulidki siia ja ütlesid, et siin on 50 ruutu, küll tegelikult 50 on koos panipaigaga, ta on 47,9, aga uusarendusest saad siukse 40 ruuduse sama raha eest, aga siin tegelikult see seisukord on uus, et ma nüüd konkureerin nendega, et see oli päris hea kompliment. Ja tuleme näitan sulle walk-in garderoobi ka. Et siin suurem magamistuba, mul ei ole üheski toas, ei ole pilte seintel, sellepärast, et pildid annavad ka nagu kardinad, väga palju hubasust juurde, aga mulle endale meeldib tegelikult selline, kui on selline puhas stiil ja siis ostja saab ise valida, kas ta paneb siia pildid või ei pane või millised pildid ta paneb, et ma seda lüket ei ole teinud, aga palun, walk-in garderoob on seal, nii et
et see sai ka ilusam, kui ma isegi arvasin. Praegu ma panin selle söögilaua ja toolid siia diivani taha, et see on nagu elutoa või nagu söögiosa tsoon ja see on siis nagu lebotsoon. Tegelikult selle elutoa või selle väiksema diivaniga saaks selle söögilaua ja toolid panna ka sinna telekalaua kõrvale. Et siin tegelikult selles mõttes seda mänguruumi nagu on, aga ma otsustasin praegu sellise variandi kasuks ja mulle tundub siin täitsa, kui ma praegu istun siin, et kui ma peaksin hommikust sööma, siis tegelikult on päris mõnus. Kokku siis selle korteri tegemine võttis mul aega 2 kuuga. Ta oleks tegelikult saanud kiiremini valmis, aga ta jäi minu enda ajanappuse taha. Oleks mul mööbel varem olnud tellitud juba kuskil hoiustatud, ma oleks saanud tegelikult selle ka paralleelselt juba siin ära teha, nii et väga kiiresti ja selles mõttes nagu ikka tuleb endiselt oma partnerid kiita, et väga head tööd teevad. Allo, Algis. Just praegu siin sinuga rääkimise ajal tuli kõne ja täna siin kell on 3 praegu ja kella 5 ajal tuleb üks klient seda korterit vaatama, nii et kes teab võib-olla selleks ajaks, kui see video üles läheb, seda korterit enam saadaval ei olegi. Et jälgi portaalidest siis, kuidas olukord on. Et ma panen nüüd kirja selle omale kalendrisse ka. Siis esimesest korterist ka nii palju siis arenguid seal, et Läänerindel muutusteta, et see on mul endiselt müümata. Seal ka kliente käib, ma olen hinnas vaikselt alla tulnud. Ja kuna mul alguses oli seal korteri ja äripinna kuulutus paralleelselt üleval ja ma nägin, et see äripinna osas nagu kontoriks või mingiks muuks selliseks asjaks huvi ei olnud, siis sinnamaani oli mul sisustamata, aga siis ma võtsin äripinna kuulutuse maha ja panin sinna ka mööbli sisse, voodi ja diivanid, vaibad, asjad kõik, nii et ja seal on ka nüüd kliente rohkem hakanud käima kui varem, hind on läinud motiveerivamaks siis nende jaoks. Ja tegelikult ma vaatan praegu turul ringi ka, et osta järgmist korterit, sellega on üks väike aga. On lihtsalt see, et saaks kindlasti võtta kuskilt mujalt raha ja osta, aga sest pank ütles, et nad enne ei taha mul anda, kui üks nendest 2 korterist on müüdud, et kui ma selle müüdud saan, siis on järgmis osta. Ja natukene tegelikult ma ei ole liiga palju kiirustanud ka, et ma küll võtsin aasta alguses omale eesmärgi teha 10 flippi sellel aastal. See on mul alles teine korter ja mõlemad on veel müümata, et ma tegelikult mõtlesin, ma tahaks vähemalt ühe ära müüa, et saada endale mingi selline nii-öelda track record või selline eduelamus kätte, et jah, et ma saan hakkama, kõik toimib ja siis saan hakata natukene võib-olla suuremalt seda asja ette võtma, et siin mõlema esimese korteriga mingid sellised koolirahad ka makstud, et aga eks see iga sammuga niimoodi lähebki, et jälle saad mingi protsessi osa paremini tööle ja siis iga objektiga loodetavasti mida edasi läheb, seda sujuvamaks kõik läheb, nii et ma loodan, et kui me järgmises episoodis kohtume, et siis vähemalt 1-2 korterist on müüdud ja siis saame juba rääkida sellest, et millise objekti me järgmisena ette võtame.